Hello! Ma mõtlesin, et mitte alustada uue vlogiga. Olin oma hommikust kõndi tegema. Ma olen suht kodus tagasi juba ja meil on tükk aega tegelikult olnud selline mõte, et tahaks endal seal nii-öelda selle koridori kapikese välja vahetada. Tahaks osta normaalse sellise jalanõu kapikese ja ma mõtlesin, et kuna me täna oli idee seda otsima minna, siis oleks hea hetk vlogiga alustada, sest et mis muu meil see jaanuar-veebruar on olnud pärast baalireisi kui suht selline töökas. Seega täna siis võib-olla natuke rohkem sellist puudutavamat tegevust. Aga mul jääb siis tee peale Jysk. Ma mõtlesingi kohe, et ma käin ka sealt läbi. Enne kui ma koju tagasi lähen, vaatan äkki seal on mingeid variante. Aga põhimõtteliselt see koridori kapike, mille me välja tahame vahetada, on see Pesta kapp. Seda rohkem ma seda olen nüüd ajaga vaatama hakanud, seda rohkem see nurk mind seal häirib. Seega mõtlesin, et seal võiks olla üks korralik jalanõu kapike. Ja selle Pesta paneks lihtsalt siis kontori tuppa, kuhu saaks siis teisi asju panna. Lähme siis hakkame praegu Jyskis pihta ja ma ei teagi, kuhu me pärastpoole siis, kui ma siit midagi ei leia, kuhu me siis pärastpoole seda otsima lähme. Siin on igal pool mööblipoodides juba väga palju sellist aiamööblit väljas. Meil on suht kevadine ja ilmad on päris soojad juba. Aga jah, tegelikult üks asi, mida me veel otsime juba tegelikult päris pikka aega, on selline väike nii-öelda kõrvallauake, mida siis diivani kõrvale panna. See nurk tundub ka seal endiselt liiga tühi, aga me pole ka seda sellist ilusat leidnud, seega hoiame vaikselt ka sellistel asjadel silma peal. Iseenesest see on jumalage. See on nagu kivine. Ja 40 € on päris hea hind ka, ma ütleks. Ta ei ole nagu mingi plastik või plekk. Ma lihtsalt tahaks, et see kõrvallaud läheks ka selle teise nii-öelda diivanilaua kokku, mis meil seal praegu on. Aga lihtsalt, et see oleks siis selline kõrvallaud, kuhu panna, ma ei tea, väike taimeke või kohvitassi toetada või whatever. Aga see on päris huvitav, ma peaks Rainile pildi sellest tegema. Oleme ka seda lauda juba kaalunud. Ma ei tea, kui palju teil võib-olla TikTokist läbi jookseb see viraalne lauake, mis näeb päris äge välja, aga ausalt öeldes koha peale tulles ja seda katsudes, see materjal on nagu selline plekist ja siin on nagu sellised, kuidas sa ütled, süvendid või, mis mulle üldse ei meeldi. Nagu ma mõtlen seda äärt siin, et kui see oleks nagu tasapinnaline kõik, siis võib-olla oleks parem, aga still mulle see plekkmaterjal nagu ei meeldi. Aga muidu ilus, huvitav. Siis me tegelikult oleme ka seda juba vaatamas käinud, aga see on natuke liiga tume meile sinna. See on väiksem versioon sellest, mis meil juba diivanilauaks on. Ja seda päris samasugust me ka ei tahaks. Siin on see meie diivanilaud siis. Ja teate, ma nägin üks päev jumala ägedat sellist DIY projekti, kus siis oli taoline laud võetud. Siin on nagu selline kaussias osa ja siis oli võetud sellised plaadikesed, katki tehtud ja siis oli nagu mosaiigina siia laotud ja siis selle segumoodi asjaga kinni pandud ja see jäi üliäge mu meelest. Ja kuulge, see laud on ainult 9 €. Seega ma võib-olla kaalun ka seda varianti, et ise midagi kokku plätserdada, aga ma peaks selles enne nagu täitsa kindel olema, et ma ilusa plaadika leian siia. Et jah. Aga see on üldse nii kevadine juba. Ma otsin mingid lauamatte tahaks uusi. Meil praegu on küll olemas, aga ma tahaks mingit värskendust nagu. Ja ma ei tahaks ovaalseid, ma ei tahaks ümmargusi, ma tahaks lihtsalt kandilisi, aga kindlasti mitte sellisest nahast. Pigem mingit sellist pehmemat varianti. Aga siin valik jalanõukappidele on suht õnnetu, ma ütleks ikkagi. Valged ma kindlasti ei tahaks sinna. Ja minu arust need näevad nagu nii nirud kuidagi välja ka. Ma ei tahaks seda kindlasti seina külge kinni kuidagi panna. Siin on suuremad variandid ka nendest, aga ma tahaks jah ikkagi nagu mingit efektsemat natuke või siis täpselt sama puidutooni, mis meil siis see laud ja kõik iganes teised asjad on. Aga mitte kindlasti valget ilmselt, jah. Äkki saame õhtul kuskilt teisest poest. Nii, ja kui te nüüd mõtlete, mis imelikust nurgas see jälle räägib, siis see on see nurk siin, mis mind häirima on hakanud. Ja ongi nagu, ma ei oska öelda, ta lihtsalt ei ole nagu proportsioonis. See peegel, mis kindlasti jääb siia, aga mul on tunne jah, et see kapp on nagu, mis asi ta on, liiga ruut võib-olla.
et see võikski nagu olla nagu pigem nagu selles mõttes õhukesem ja kõrgem ja natuke laiem. Vot. Ja meil on uus taim ka vahepeal ostetud. Ma ei ole selle alusega 100% rahul, ma pean need jalad üle värvima selliseks tumedamaks, aga praegu on ta siin niimoodi. Vot nii, et õhtul siis vaatame. Ja me olemegi siin vaikselt juba õhtusse jõudnud omadega. Ma siin teen mingit toitu soojendan ja teen mingit salatit siin ja hakkasin siis vaatama nagu e-poodidest veel neid jalanõukappe. Ja üks variant oli Ikeas, aga sellega oli täpselt niimoodi, et seda kappi oli 2 varianti. Täpselt sama mudel, aga erinevad suurused. Ja see väike on täpselt liiga väike ja see suur me kardame, et jääb liiga suureks. See ei olnud nagu selles mõttes midagi erilist, vaid ta lihtsalt klapib ja selle toidulaua ja selle nagu puidutooniga. Nii et jah, ma ei tea, me lähme ühte ehituspoodi veel, mis on meil tegelikult kodu, mitte ehituspoodi. Mööblipoodi, mis on meil kodule lähedal, vaatame äkki seal on midagi. Ei tea, ühesõnaga loodame midagi leida. Me siin vahepeal tegi korda ennast, filmisin mingid videosid, ongi aeg õhtusöögi käes, nii et teeme selle ära ja siis lähme poodidesse. Ostame siis sellisest poest nagu One Home. See on selline keskmine hiinakas, aga siin müüakse suht nagu sellist mööblit ka. Ma olen kindlasti seda varem teile näidanud ka, nii et vaatame siin mis. Näete, siin on ilusad, ei teagi, kas see on õuetumba või sisetumba, nagu siin õuemööbli juures. Aga see laud on päris äge. Mis materjal see on? Raini pole leidis ka midagi, vaatame, mis siin pakutakse seda lauakest. See on ka kivisest materjalist. Kus on see täpselt selline, nagu meil baalil oli? Natuke sarnane ja eks. Nii. Ühesõnaga, siin on hästi palju sellist mingi pohomööblit, mõtleks selle kohta. Need on päris ägedad. Küll mis siia kausse võiks panna, aga nii ilus näeb välja. 10 euri. Normaalne. Meiga normaalne. Siin on sellised alused. Nad väga head välja. Hinda siin peal ei ole, ma ei tea, mis see maksta võiks. Ja kaus on päris äge. See on 25. See ei ole nagu päris plastik ka, ma isegi ei tea, mis materjal see on. Vaadake. Täitsa nagu mingi Hispaania stiilis nõud. Aga oota, kus me nüüd jäime? Me pidime vaatama. Jalanõukappe siin vist ei olnudki, eks? Ma korra vaatan ühte asja. Siin on üks mingi kapike. Okei, see on veiniriiunuks. Aga see pood on mitmekorruseline, seega me lähme nüüd järgmisele korrusele, seal peaks ka mööblit olema. Siin on ka palju ilusaid asju. Kaevastas. Aga ma ei tea, mille jaoks sellist asja kasutada võiks. Ilmselt millegi hoiustamiseks, aga vaatame ringis siin pool ka. Tugu mõnus toolike. Mingi pehme. Samas äkki see on seina peale nagu riiulina mõeldud va? Siit One Home'ist me ei leidnud hetkel küll midagi, aga oli tegelikult päris palju huvitavaid asju juurde tekkinud. Edasi lähme siis, ma ei teagi, mingisse teise ehitus jälle. Ja. Miks ma tahan ehituspood kogu aeg öelda? Mööblipoodi lähme edasi. Ja järgmine peatus on selline mööblipood. Benitez. Ma olen kindlasti varem siin ka käinud ja teile näidanud, mis siin poes on. Ma arvan, viimati me käisime diivanit siit otsimas. Nii et vaatame. Väga palju ilusaid asju, kindlasti. Ja. Aga kas siin jalanõukappe on, seda ma ei tea, ma pole nagu praegu veel näinud ühtegi.
vaata, kui nunnud lauakesed, see must on päris äge. Liiga must. Liiga tume vist, jah. Need on naljakad just. Lehemustriga. Ja mitte ühtegi jalanõukappi me ei näinud siin. Aga niisama ilusat mööblit väga palju. Siin on see Kave Home ka olemas. Ja tõesti, ma arvan, et sealt korruselt ma oleks võinud kõik asjad osta. Need olid nii ilusad lihtsalt. Aga jah, me otsime hetkel ikkagi jalanõukappi ja parimal juhul seda kõrvallauda, nii et ma ei tea, järgmine peatus on vist arvatavasti IKEA. Ja IKEA Etis, nii et lähme vaatame siis siin ka ringi veits. Lähme kohe siia näidiste saali. Tavaliselt me käime ainult esimesel korrusel, kus on siis asjad, mida kohe nagu saad võtta ja osta, aga täna peame siis selle läbi käima. Meie peegel. Ja teate, mis Rain on mulle nii pikalt juba ajudele käinud selle tooliga. Just selle oranžiga. Aga nüüd me avastasime, et siin on ka vähe sellisem mahedam toon vist seda tooli. Ja me oleme mõelnud, et see sobiks meile kenasti sinna koju. Selline madalam tugitooli moodi asi. See näeb jumala äge välja. Sa mõtled? Vaatame praegu jalanõukappi ja äkki me jõuame mingi hetk selleni. Nõus või? Leidsime siit sellise, mis ei ole tegelikult vist jalanõukapiks mõeldud, aga ta on selliste liuustega. Iseenesest on probleem see, et siia ei mahu väga palju sisse ja me vaatasime, et kõik jalanud ei pruugi nagu pikkuselt ära mahtuda ka siia, aga muidu väga ilus ja ta matchib meie selle tooniga. Kas sa leidsid siit poolt ka midagi või? Sellise. Uks ei lähe väga hästi isegi kinni. Aga kas meil on veel mingeid variante siin tekkinud? Ega me pole ju otseselt veel jalanõukappide poole peal, me oleme lihtsalt siin kummutite osas. See on ka ilus, on ju? Väga ilus. Kui meil oleks tumepuid, siis see oleks päris. Nii, ja siis see, mida me vaatasime, on nüüd see. Aga saate aru, see on nagu nii õhuke. Oih, ja siin on nagu üks rida ainult läheb jalanõusid, nii et siia nagu siin läheb parimal juhul 2 paari kõrvuti ja siia ikka ei mahu ju nagu eriti palju jalanõusid. Ja siis on selle suurem variant, mis on nagu väga suur lihtsalt, see on sama pikk kui mina põhimõtteliselt. Ja siia läheb nagu väga palju jalanõusid, aga see ei ole nagu hea variant. Ma kardan, et see jääb liiga suur sinna peegli kõrvale. Mis sa arvad? See on veider jah, aga äkki samas see valgus võib-olla natuke mõjutab või? Ma ei tea ka. Ma ei saa üldse aru, kas see on päris nagu materjal või? Või sa arvad, et see on see spoon või? Siin on oak veneer. Veneer. Okay. Nagu, ma ütleks, et nagu need näevad jumala okeid välja, aga miks ta nagu valge on või siin võiks nagu mingi asi olla? Ma ei tea, mis teha. Selle jalanõukapiga on ikka veits nagu halvasti nüüd. IKEA oli meie põhimõtteliselt ainus variant vist, issand jumal, selle uksed isegi ei liigu normaalselt. Või on meil veel variante või? Siin on see vana ja Hemnes. Pissa. Ja siin oli ka selline. Ma ei tea, mulle tundub selle puiduvärv isegi parem kui sellel, mida me algselt kaalusime. Ja siia läheb ka siis 4 tükki läheb, neid peaks 2 tükki ostma siis. Samas ta läigib nii veidralt, et ta näeb nagu selline veits odav välja. Ta ongi ju soodne, aga ma ei tea, mida teha. Me ei saanud siit seda jalanõukappi ja ausalt öeldes ma ei teagi, kus me seda saama peaks, sest me oleme päris pikka aega juba igalt poolt e-poodidest ka otsinud ja ma ei tea, mis saab. Rain ütles, et ta ostab vähemalt hotdogi ja jooki, nii et päris asjatu käik ei olnud. Siin on veits teistsugune see ala mu meelest kui Eestis.
selline iseteeninduskassadega, siit alt saad siis süüa, osta hot dogi ja mingeid selliseid väiksemaid snäkke ja üleval on siis restorani korrus. Vahepeal üks päev vahele jäänud vloogiga ja eile sadas terve päeva vihma, seega kõik, mis me tegime, oligi töö. Ma jõudsin kõndimas hommikul käia, aga ma jäin täiesti paduvihma kätte. Ja nüüd ma siin siis päen ennast valmis, sest tuleb ka selline kiire päev. Hakkame kohe filmima ja siis pärast seda tuleb üks pildistamine ka veel, seega jah, ma ei tea, kui palju ma tegelikult tänasest päevast üldse näidata suudan, aga vaatame, mis sellest välja tuleb. Täna on vähemalt päike väljas, mis on üli tore, sest eile selle vihmaga oli väga jahe nagu. Me pidime korraks isegi seda AC-d sisse panema, muidu väga ei kasuta seda üldse, aga proovingi ruttu ennast valmis saada, sest kell on mingi 3:10 ja kella 10 ma pean valmis olema. Me lähme siis täna pildistama üldse Malagasse. Ja seal on meil üks sõbranna, kes on Eestist ka ja pildistamine ongi koos temaga, seega väga mõnna. Me olime mingi 2 aasta eest koos Balil ka ja ta tuli ka nüüd mõneks kuuks siia Malagasse. Kuna ta saab kaugelt tööd teha, siis selline lihtsalt Eesti külmast talvest ei ole. Nii, ühesõnaga mul on veel juuksed vaja korda teha, siis saab pihta hakata kogu selle tänase päevaga. Ma ei teagi, meil hakkab kell 2 Malagas pildistamine, meil läheb võib-olla paar tunnikest ja siis tegelikult vaatame, mis sealt edasi saab. Nii, ja nüüd on kell vahepeal juba 12:30 saanud, me siin sööme lõunat, äkki tohib soojendada endale toitu. Mina söön joksi, aga ühesõnaga filmimised said tehtud ja nüüd lähme edasi siis pildistama Malagasse, seega vaatame, kas ma suudan sealt vähemalt midagi, mingit klippe teha. Seega kohtume juba Malagas. Me jõudsime nüüd Malagasse Krissu juurde ja ma ei tea, kui paljud teist võib-olla aru saavad, kus me oleme. Kes võib-olla TV3-st, oli see TV3-st või? Igatahes. See saade, mis selle nimi oli, ma ei mäleta isegi enam. Ma tean ainult, et seal oli Veronika ja Harri ja äkki mingi elu Hispaanias, eluga Hispaaniasse, midagi sellist. Igatahes Krissu elab siin nende selles külaliskorteris ja me tulime siis asjadega siia. Krissu paneb riidesse ja siis me lähemegi juba pildistama siis riideid. Mega nunnu korter. Siin on magamiskorrus Krissul. Siin on selline väike terrassike. Vaade on küll mega ilus siin. Ja Krissu. Ja tal on veel siin erinevaid korruseid. Ma ei teagi, mitu korrust sa endale siin kokku lugesid? 3. Kris ütles, et see on 3-korruseline tal siin. Siin on kööginurk, lahti käiv diivan, siis on siin nunnu selline toidulaud. Ja siin on siis garderoobi ja sissepääsukoht. Nii et selline nunnu korter tal siin. Võt, aga nüüd suundume õue pildistama. Vaadake parkimist palun, jah. Meil vedas, et me üldse ühe koha parkimiseks leidsime, nii et aga sellised väiksed nunnukad tänavad siin. Nii, ja teate, me tulime nüüd üldsegi õhtust sööma, me sõitsime kodu poole tagasi ja kõht läks mega tühjaks, võtsime täiesti suvalise sellise, ma ei teagi, mis siin pakutakse, Jaapani suusit, jah. Jaapani toitu, raamenit, suusit ja kõike sellist mulle tundub selline aasiakas. Nüüd meil on päris esimest korda siin, vaatame. Google'i hinnang oli vähemalt hea. Vaadake, kui nunnud need väiksed sojatopsid. Olid tellisime toidu ära ja meil toodi kohe lauda sellised need krevetikõpsud. Mega head muide. Väga nagu värsked. Ma ei tea, kas nende kohta saab värske öelda, aga nad nagu olid väga-väga mõnusad praegu. Meil on võib-olla kõhud nii tühjad ka, ma ei tea. Aga see maitses nagu eriti hästi praegu. Siis me tellisime kokat. Ja nüüd ootame siis süüa. Esimesed toidud me võtsime siis tegelikult eelroaks siis edamame oad. Ja see oli vist
tavaline California. Ja siis tuleb üks sushi veel ja üks eelroog veel, mis olid sellised nagu kanakroketid. Aga nüüd jääme neid ka ootama. Sushi tuli mega kiirelt, sest siin ei ole kedagi peale meie. Nii et meile toodi nüüd järgmisena need kanakroketid. Vaadake, kui palju neid on ja need maksid reaalselt mingi 5 euri vist ainult. Loodame, et ma maitsen hästi. Siin tundub, et on juustu. Edamaamed on küll mega head. Nii värsked ja ülimaitsvad. Ja viimaseks siis selline sushi, kus sees on selline tempura krevett ja peal on lõhe ja teravkaste. Hakkame vaikselt siis proovima neid asju siin. Neid amame hakkab otsa saama. See kroketi sisu on veits naljakas. See on kanakroket, aga ma ei saagi aru, mis asi sees nagu on. See on nagu selline vedelmass. Aga teate, me maitsime sushit. See maitsib üli hästi. Riis ja kõik oli üli maitse. Mis koht see oli? Enn sushi. Ennu juures, joo. Ja nali. Vot, nii et tulge maitske sushit siin. Sushi oli mega hea. Ja me oleme nüüd koju jõudnud, kell hakkab 7 saama. Ja nagu te aru saite, siis me selle jalanõukapi projektiga ei jõudnud mitte kuskile. Me reaalselt vaatasime kõik e-poed ka läbi ja põhimõtteliselt me panime selle projekti jälle pausile ja vaatame kunagi jälle, kui midagi silma kuskilt jääb, siis ehk ostame miskit. Ja sama siis selle kõrvallauaga sinna. Seega jah, ma arvan, et siinkohal on hea selle vlogiga ära lõpetada. Rain pikutab sellega. Seega aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et iga vlog ei jäänud, aga ma tahtsin üle pika aja sellise igapäevase vlogi teha. Seega aitäh teile ja näeme juba järgmisel korral. Tšau, tšau!